Ja toona me ei teadnud, et võim või Tallinnas vahetuda ja siis eile õhtul ma siiski küsisin Tarmo Palvel endise linnapea käest, et kas ta tuleb või mitte ja ta kahjuks ei ole täna Tallinnas, aga ta andis mulle võimaluse inspireerida tema kõnet, mida ma nüüd ka kohe teen, mida ta oleks pidanud ütlema. Kallis Tarmo, head baptistid, ilma teieta Tallinn ei oleks see, mis ta täna on. Te ju saate aru, et alates 1884. aastast olete te inimesi ristinud, nende pärast palvetanud, õnnetuid hoidnud, kaitsnud ja mitte ainult. Te olete aidanud neid ka taevasse. Taevasse aitamine ei ole sugugi lihtne töö. Te ju teate, kui raske on minna läbi nõelasilma. Aga kui sa ei pea seda tegema mitte ise, vaid pead sealt aitama teisi, siis see on pööraselt raske. No mina ju näen. Ma püüan saada hääli. Mul on neid vähe. Aga teie olete suutnud siiski ligi 6400 inimest Eestis saada oma parteisse. See on märkimisväärne number, sest võrreldes nende teist oluliselt suuremate kristlike erakondadega. Teil käivad kõik kohal, maksavad kümnist ja on oluliselt ausamad ja viisakamad inimesed. Ei hoora, ei varasta. No ei tee kõiki neid päris patte. Ja kui ka mõni teeb, siis tal on vähemalt häbi. Mul on hea meel, et me oleme saanud aidata ära renoveerida selle tee. No ma saan ju aru, et kristlastel siiski jalgrattaga on lubatud sõita. Ja ma arvan, et ilma selle tiheda koostööta, mis on linna ja koguduse vahel, oleks Tallinn oluliselt halvem paik. Nii et ma usun, et järgneva 140 aasta jooksul, kui me taas koguneme, siis kõik inglikoorid laulavad ja kinnitavad, te olete hästi teinud, head sulased. Aitäh!